Kristiina ja Reigo pisikese tütre sünnini ei ole enam palju aega jäänud. Uurisime tulevastelt vanematelt, kas neil on lapse sünniks kõik asjad olemas ja kas ka haiglakott on juba kokku pandud. Juba haiglakotist nimekiri olemas, et sul on ju tähtaeg kohe käes, et ongi. Et vähemalt, et sul on läbi mõeldud, jah? Jaa, ma panin kõik kirja. Vaatame, kas meil kotiga mahub see, mis sa arvad, paneks kokku? Paneme, proovime siis, vaatame, kas mahub kõik need asjad. Kõige olulisemad on sünnitama minnes isikut tõendav dokument ja rasedakaart. Vaata, et sa neid õigel hetkel koju ei unusta. Riided ja hügienitarbed on sünnitusjärgsel ajal samuti väga olulised ja ka need võiks kotti pista. Igasugused hügienitarbed. Jah, et see on need pesemised, need asjad viimasel hetkel taval ikka pakkimist, et läheb vaja ju vahepeal. Hambari ära ei pane, ju. Saunalina. Saunalina, see on mul olemas ja selle saab kaasa võtta. Selle spetsiaalselt, et ma seda vahepeal kasutan, et see on sööke, mida ma hoian siis selle jaoks. Sinul on erinevad riided siin, sussid. Jaa, et mul tegelikult... Sest vist ka, ma ei tea, kas sul on kõiki nagu panna? Sussid on siin hulgas. Oota, ma panen need sulle siia kotti. Kui see mahub siia? Mul on just kott ja päikseks, ma ei tunne. No siin on mul need magamisasjad on ju lahti käib puru seest, sest mugav on, eks. Ja siis ma ostsin uue hommikumatli spetsiaalselt selle jaoks, et saaks kaasa võtta selle. Ma ostsin ka omal ajal susse ja ka mingi sussid ma pesin ära lihtsalt, mõtlesin, et näi. Siis on ilmselt mingid pesuasjad on ju, need on sul ka. Ja siin imetamisrinna hoida on siis selle ka, eks. Alus pesuvaruks. Mugavam alguses. No siis on igasugused need sidemed, padjad, kus sul need, saan sind aidata kuskilt? Ma ostsin apteegist need spetsiaalsed sidemed. Aga lapsele mähkmed ka on sul olemas juba? Jaa, on küll. Need kõik on valmis. Oi, täitsa sahtli täis on siin. Jah. Palun, pane ära mulle. Panen ära. Kuule, meil hakkab kott täis sama, palju meil siin nimekirjas on veel. Kõiki asju ei pea päris kohe haiglasse kaasa võtma. Näiteks lapse koju toomisriided või turvahäll võivad jääda esialgu koju või autosse. Värske isa või keegi teine abivalmis inimene saab need hiljem järgi tuua. Kuigi naised ei soovi sünnituse ajal eriti süüa, võiks üht-teist kotti siiski pista. Ka mehel võib kõht pika ootamise peale tühjaks minna. Nüüd on tulevase ema-isa asjad enamjaolt koos ja on aeg üle vaadata need kõige armsamad, beebi asjad. Siin on need kõige pisemad asjad mul siis. Siis saad kolmsed. Et siin on need, ma ise mõtlesin, et ma sain aru, et kõike võiks palju olema. Neid ilmselt haiglasse ei ole vaja, aga vaata neid. Mitte, jah. Ikka tõeline printsess tuleb neil. See on meil see koju toomise asjad on need sellised siis. See on nii vastupandavatult pehme. Miks täiskasvanutele nii pehmeid asju valdavalt ei tehta? Mütsideks ja siis podi, need on sipukad. Ja siis see soe asi ka, kui on äkki jahedam päev või midagi, et eks panna. Nii, aga ma lähen vaatan, kas see mahub. No. Väikse selle reisi kohvri võtmist. Siis on saialile tinktuur ja mähkmekreem. Jah, ma ei tea, kas need on vajalikud asjad, aga selle tinktuuriga on nii, et mina tean juba, et nad pigem haiglas pesevad täitsa puhta veega. Et kui midagi vaja on, eks siis ütlevad sulle, mida sul on vaja. Logi. Et aga mis siis on ilmselt, et jäädvustada seda kõike on fotoaparaat, aga need on ka ilmselt sellised asjad, mis sul on ju käigus praegu. Mida veel ei pane kotti. Arvuti, raamat, muusika. Tundus päris palju asju, aga õnneks läks kott ikka kinni. Haiglasse minekuks on nüüd kõik valmis. Kuidas on lood muude beebile vaja minevate asjadega? Kuidas teil asjadega on valitud ostetud kõik lapsele? Või mis seis teil on? Jaa, käru sai ostetud. Korralik rallikas, jah? No. Mu ema ütleb hillitavalt, et kas see on kärude hummer vist. Suur ja korralik, läbi lume ja kõige. Aga kus ta magama hakkab? Meil on see, esialgu on see Moosese korv, mis on lühikest aega ilmselt, aga see on lihtsalt nii armas, et ma ei suutnud vastu panna. Aga kui ta suuremaks saab, siis meil on jah vaja midagi, et praegu veel ei ole seda. Ei ole moodit, jah. Aga et siis ma tean, mis me teile kingime beebi puhul. Et kas te saaksite tulla praegu? Lähme vaatame poes just välja selle voodi, mis teile meeldib ja sobib siia väiksesse kodusse. Jaa. Lähme. Lähme olime.
mõeldud tehtud. Lähemegi kohe Tallinnas Delta Plazas asuvasse Babycenteri poodi, et välja valida just selline voodi, mis Tiinale ja Reigole ning mis peamine, meie pisikesele beebile kõige paremini sobib. Vaatame kohe lähemalt. Tervist! Tervist! Kuulen teid. Meil on kingituseks plaanis neile voodi. Me tulime uurima siis, millised erinevad on ja mis nüüd neile sobiks, et vaataks selle sobiva välja. Eks me pakume nüüd siin tegelikult igasuguseid voodeid. Alustades siis kas või täis tammepuust variandiga. Ja need on nüüd siis pikkusega uhke ja sisuliselt võib öelda, et isegi igavene voodi, kuna siin ei ole kasutatud tehismaterjal, on täiesti naturaalne. Esialgu on see meie jaoks natuke suur. Me otsime natuke väiksema. Siin on siis teine variant. Pikkus on küll sama, 140 pikkus, kuid erineb nüüd siis see voodi sellest teisest selles mõttes, et siin saab võtta ära ka mõlemad küljed. Aga kuidas teil nüüd on? See vist on ka natuke suur, jah? On ikka endiselt suur, jah. Kas teil on midagi veel pisemat? No, leiame ikka. Ma usun, et ei ole asja, mida me üles ei leia. Vaatame, äkki ikka on. Ja äkki oleks ka see samas toonis, et midagi süks plikaliku, kuna meil tuleb ikkagi tüdruk. Jah, voodi ise olekski, mida ma pakuks, on valge. Et siin me nüüd oleme siis selle voodi juures. Ja miks ta hea voodi on? Esiteks ta nüüd ongi see väiksem mõõt, ehk siis 120 pikkusega. Ja põhi on tal siis reguleeritav. See on praegu kõige ülemine asend, kõige alumine on siis siin. Et kui laps on juba püsti, et ta... Jah, ehk siis, et ta iseseisvalt ei saaks voodist putku panna. Tugev ja korralik ja kas see mahuks? Ma arvan, see on juba palju parem, jah? Sellele vast läheb koha küll. See mahub. Meil on natuke aega selle üles panemisega, aga et ta oleks olemas. Ja ongi voodi valitud. Ainult voodist on vähe. Lisaks sellele on vaja ka madratsit, mille peal beebil oleks hea ja tervislik magada. Kuni meile õiget madratsit otsitakse, saavad Tiina ja Reigo rahulikult poes ringi vaadata, mida kõike toredat beebile pakutakse. Ja ühesõnaga, kui voodi on nüüd teil olemas, siis palja põhja peale ju last magama ei pane. Tuleb osta kaasa ka üks hea madrats. Ja... Meie puhul kingitas siis. Just, läks lihtsalt, eks ju. Et ta on kahepoolne ja siinpool, kui nüüd tahate katsuda, siis on tatrakiht. Meie valitud madratsil on kate eemaldatav ja pestav. See on tõeliselt hea omadus. Kindlasti soovitame omalt poolt muretseda ka madratsi kaitse. Kergem on õnnetusi ennetada, kui nende tagajärgedega tegeleda. Kas nüüd teil on kõik olemas lapsele? Nüüd on täiesti olemas. Nüüd saame rahulikult oodata. Nüüd on last pole ainult veel. Ja ongi selleks korraks kõik. Stiina ja Reigo pisitütre tulekuks on meie poolt nüüd kõik valmis. Kõik vajalikud asjad on kodus teda ootamas. Nüüd jääb üle veel vaid oodata, millal pisipreili ise neid kasutama tuleb. Natuke veel ja me saame kõik selle pisikese neiuga tuttavaks. Ja seda juba järgmisel nädalal.